oluliselt madalamad kui Euroopa Liidu keskmine. See omakorda loomulikult annab suurema koormuse riigieelarvele, haigekassale ja nii edasi, nii et ma arvan, et ka poliitikute endi huvi peaks olema see, et Eesti rahvas oleks võimalikult terve, ma jätan selle eetilise poole praegu üldse rääkimata. Aga et jah, et rahva tervise seisukohalt see on oluline, et me sellest räägiksime ja annaksime juhendeid ja nii edasi, et rohkem ja rohkem inimesi taimset toitu sööksid. Meie jalgealune on juba suhteliselt kuumaks läinud ja ma väidan, et ka õhk, mida hingame, läheb järjest kuumemaks ja pärast eriolukorda ka mina väidan, et me ei saa päris samamoodi edasi minna. Et kliimakriis on Eestis erinevaid debatte tõstatanud ja me oleme rääkinud juba päris palju sellest, et millal lõpetada fossiilkütuste kasutamine või millal seda vähemalt olulisel määral vähendada. Me räägime ka ringmajandusest, aga see toitumise, just loomse valgu toitumise teema on oluliselt vähem olnud avalikkuse ees debatiks. Selle tänase vestluse pealkiri on suhteliselt provotseeriv, ehk siis me ei räägi sellest, et kas meil on veganitena õigused, kas neid õigusi peaks olema rohkem, vaid on väga konkreetselt püstitatud küsimus sedapidi, et kas meil on üldse enam vabadust praeguses olukorras olla edasi mitte vegan, kui meie hulgas on mitte veganeid. Ma eeldan, et need on. Et kuidas te sellele küsimusele vastaksite? On meil sellist vabadust veel? Ma selles mõttes oleks sama intrigeeriv nagu kohe ka vastu, et olles lihasööja tegelikult, tulles kapist välja siin selles osas, siis see positsioon, mida see tänase debati küsimus meisse paneb, see on, ma pööraks selle isegi natukene teistpidi, et kui sa oled vegan, kui sa hoolid keskkonnast, kui sa tahad, et sinu võimalikele järglastele, lastele, kellel iganes jääks parem planeet, siis on väga palju asju, ühiskondlikult suuri asju, mida sa peaksid tegema koostöös teiste inimestega. Ennem, kui jõuda selle sama küsimuseni isiklikus sfääris, et mida sa parasjagu sööd. Transpordi ja elektri tootmisega seotud küsimused on niivõrd palju suurema mõjuga, kui isikliku väikse panuse andmine taimetoitlusega, et sa ei saa jääda sellisel juhul veganina kõrvale. Sa pead osalema nendes protsessides. Ja kui sa seda ei tee, kui sa oled ainult isiklikus sfääris, teed enda asja, aga mitte ühiskondlikku asja, siis sa oled natukene silmakirjalik. No, ma olen ühest küljest nõus, aga õnneks ma näen, et ikkagi veganid on koopereerunud päris hästi ja see protsess on Eesti ühiskonnas päris hästi käima lükatud, aga mis puutub sellesse fossiilkütustesse näiteks, siis ma arvan, et me oleme kõik sellel meelel, et põlevkivi kaevandamine peaks lõpetatama võimalikult kiiresti, eks ole, aga põlevkivi kaevandamine ja energeetika üldiselt on keeruline teema, mis teeb selle paradoksaalselt nagu natukene lihtsaks, et selles mõttes, et tähendab, kui inimene koju tuleb, ta vajutab lülitile, ta tahab, et seal oleks elekter. Nii kaua, kui elekter kõik on hästi, jama, kui see tuleb põlevkivist, aga kui see tuleb taastuvenergiast, no tore, peaasi, et ma saan elektrit. Kui me räägime nüüd lihasöömise kui sellise lõpetamisest, siis see on ikkagi selline personaalne, väga-väga raske valik, sellepärast, et no ma vaatan näiteks oma vanaema pealt, kes absoluutselt ei saa aru, mis minuga nüüd viimastel aastatel toimunud on. Ta on olnud infarkti äärel ja nii edasi. Et kuidas sa oled ju alati söönud liha ja sulle ju nii maitseb liha ja ma arvan, et seda küsimust on keerulisem individuaalsel tasandil lahendada, aga samas ma näen, et ikkagi ka Eestis need asjad liiguvad positiivse poole pealt, et meil on näiteks Tervise Arengu Instituut, eks ole, on tulnud välja sellega, milline on tervislik toitumine, mis tähendab, et maksimaalselt inimene peaks päevas sööma 2 tikutopsitäit liha. Sul on erinevad MTÜ-d nagu Eesti Vegan Selts, Loomus, Nähtamatud loomad, kes veavad erinevaid kampaaniaid, mis on olnud üsna efektiivsed, nagu Taimne teisipäev, Taimetoidu väljakutse, meil on vegan messid ja nii edasi. Et ma paraku unustasin küsimuse ära, aga ma olen positiivselt meelestatud trendide suhtes. Küsimus oli see sama meie debati pealkiri, et kas meil on veel kliimakriisis vabadust olla mitte vegan? No võib-olla Mihkel võtab üle.
kliimakriisi ja toidu sidumine on loomulikult absoluutselt õige selles suhtes, et kuskil ma olen paar artiklit kirjutanud kevadel ka nendel teemadel ja need numbrid ma päris peast ei mäleta, aga me võime rääkida umbes 70% keskkonnakahjudest, mida me teeme inimestena, me teeme läbi selle, et me kasvatame endale toitu ja sellest 70% omakorda 70% on seotud lihatööstusega, liha kasvatamise toiduks tootmisega. Me kasutame umbes 83% maakera viljakatest muldadest liha kasvatamiseks ja saame ainult 17% kilokaloritest siis sealt vastu toiduks. Ehk et seal on hästi palju sellist raiskavat suhtumist ja ilmselgelt mitte keegi meist ei vaja niivõrd palju loomset valku, kui me seda tegelikult ühiskonnana tarvitame. Aga samas see debatt läheb alati lappama nendes kohtades, kui asjad muutuvad selliseks mustvalgeks 1 ja 0 ainult, et on erinevas mahus seisundeid või olukordi, kus loomse valgu vajadus on inimestel ilmselt füsioloogiliselt suurem. Et nendel teemadel tuleb nagu arutada, et mina nagu pooldan nagu seda mõtet, et me saame väga-väga kõvasti tagasi tõmmata liha tarbimist. Kui mina üles kasvasin noore poisina metsa taga järve ääres, siis meil käis lihaauto 1 kord nädalas, kolmapäeviti toodi liha ja siis vahel õnnestus sealt liha saada ja ei õnnestunud. Aga hinnates ise, et tegelikult täitsa kasvas üles küll ponkspoiss, et ei ole häda midagi. Me oleme nüüd debatiga hüppanud 2 erinevas teemas, et meil on see globaalne kriis ja sellega seotud nii-öelda liha tootmine ja teiselt poolt isiku tasand ehk siis minu individuaalne valik ja õigus olla tegelikult vegan. Et ma tuleks tagasi ikkagi selle isiku tasandile, et ma tegelikult selle globaalsel tasandil on konflikti selles mõttes vähem. Me kõik suures osas saame sellest murest aru ja oleme nagu teadlikud sellest, et me peame sellega tegelema, aga see tundub nii suur ja meeletu probleem, et kust otsast sa sellega siis pihta hakkad minema. Aga see isiku tasand, see on see, kus tegelikult hakkavad põrkuma need igapäevaselt need konfliktid, kus hakkad tegelikult koolisööklas, lasteaias, need on need kohad, kus päriselt tegelikult need konfliktid tekivad toidu teemal. Ja ma olen Siimuga nõus, et me täna tegelikult reguleerime toitumist riigis päris korralikult. Minu argument oli see, et kas me peaksime seda tegema ja kas me peaksime seda tegema niimoodi, et keegi kuskil kirjutab ette, mida koolisööklas tohib või ei tohi nagu serveerida. Ja ma jõuan nüüd täpselt selle punkti, kui sa ütled jaa, siis tegelikult on ju olukord täna selline, kus veganil selle jaa tõttu ei ole võimalik olla vegan seal koolisööklas. Ehk siis, et tal tegelikult ei ole valikut. Mul on isiklik lugu sellega seoses, mitte et ma oleksin vegan või mu lapsed oleksid veganid, aga minu lapsed käisid lasteaias, kus valdavalt serveeriti, see oli lastehoidtoona, valdavalt serveeriti taimset toitu, liha ei serveeritud. Ja kui see lasteaed või see lastehoid registreeriti ümber lasteaiaks, siis ta läks uute määruste alla, seal hulgas selle määruse alla, et 1 kord nädalas vähemalt peab serveerima liha. Peab. Ja see on see määrus täna, eks ole. Me püüdsime Tartu linnaga sel teemal tegelikult vaielda, aga seda vabadust meil selgus, et ei ole. Meil ei ole vabadust mitte serveerida liha. Ja kui sa ütled, et jah, et riik peaks reguleerima, siis me jookseme kohe ummikusse. Sellega, et kas niipidi või naapidi, et ühed nõuavad siis niipidi ja teised naapidi, et mina väidan, et see konflikt on selles mõttes lahendamatu, et tegelikult peab olema vabadus mitte reguleerida seda määruses nii detailselt, mis pidi ja millist toitu peab serveerima, vaid just nimelt see, et inimesel peab olema võimalus süüa nii, nagu tema tegelikult oma mis iganes põhjustel, tervislikel, maailmavaatelistel, usulistel, tegelikult õigeks peab ja see regulatsioon peab olema lihtsalt selles mõttes minu seisukohalt selline. Nii et see on see, kus me kõik tülli läheme ja kus me tegelikult hakkame vaidlema. Ei, me ei lähe tülli. Üks hetk räägime ühe korraga. Hästi kirjalikult vastus selle regulatsioon. Siim, sa saad repliigiks sõna, siis ma saan aru, Kaspar tahab.
aga siis ma annaksin publikule ka võimaluse reageerida, et siin on sellist paar provotseerivat mõtet juba tulnud poliitikutelt, et võib-olla keegi tahab seda kommenteerida või siis mingisuguse lisaküsimuse esitada, et mõelge oma 2 küsimust võtan, et kätemerd tahan näha, aga Siim ja siis Kaspar. Räägime sellest regulatsioonist. See riiklik regulatsioon on selles, et need nädalaplaanid, mida, kuna, millises koguses, millise kaloraažiga, milliste toitaineste sisaldustega on reguleeritud ja see peakski olema reguleeritud. Nüüd sinna on võimalik tegelikult saada taimetoidu menüüsid. Sul on võimalik saada riikliku registratsiooni. Aga miks ta peaks olema reguleeritud? Selle loogika on selles, et sul ei tekiks alatoitumust või ei tekiks toitumushäireid. Et need asjad oleks kontrollitud selles osas, et nad saavad vähemalt baastaseme kindlasti kätte. See ei tähenda, et see peab olema loomnevalk. See ei tähenda, et see peab olema kindlasti, ma ei tea, kõige odavam asi. Sul on võimalik tegelikult kohaliku omavalitsuse ja riiki selles osas väga selgelt mõjutada, aga seda, et seda üldse ei peaks reguleerima, sellega ma tegelikult väga nõus ei ole. Ja ma lihtsalt Kristiinale kommentaariks ütlen, et siin ei ole meil vaja hakata jalgratast leiutama, me vaatame korra üle lahe Soome, kus koolimenüü ongi, sul on 2 valikut, sul on taimne toit ja lihaga toit, pluss 1 päeval nädalas kindlasti on ainult taimne toit. Nii et see ei ole kindlasti mingi ületamatu asi, mida me Eestis ei saaks lahendada, ma sellega ei ole absoluutselt nõus. Ma võtaks nüüd publiku hulgast ka, okei, siin oli kõige kiirem oli härra esireas. Nii, ma ütleks kohe, et üks moment, me anname... Isiku tasandil mina tõesti võin eriti punasest lihast täiesti loobuda, aga vaat juustust ei tahaks loobuda. Aga mu küsimuse esitaks siiski natuke jällegi globaalse tasandil ehk majanduse struktuuri ja traditsioonide ja kultuuri kohta. Võtame 3 riiki, India, Argentiina ja Eesti. Nüüd Indias tõepoolest on vägagi levinud taimetoitlus, aga seal on palju muid probleeme. Sealhulgas, ma ei tea, kas seetõttu või muudel põhjustel, ka väga plahvatuslik rahvastiku juurdekasv, mis ju ka ei ole hea meie ökoloogilise tasakaalu. Argentiinas, nii palju kui mina olen reisinud, on ikkagi liha väga oluline osa menüüst. Ja Eestis tõepoolest toodetakse palju juustu ja piima. Et kas nüüd selles vaates me kuidagi peaksime ka need riike erinevad kohtlema? Võtame 1 küsimuse veel ja siis saate kõik seda kommenteerida, vastata. Teil oli vist järgmisena. Meil on tegelikult... Ma tahaks veel edasi provotseerida. Kristiina Kallas ütles, et kindlasti ei tohiks üldse reguleerida seda vabadust. Oi ei, see oli väga valesti minust aru. Ma pole öelnud, et kindlasti ei tohiks reguleerida. Kristina, kuulame selle küsimuse ära, siis saab kommenteerida. Kui inimesel on siis maailmavaatelised või religioossed veendumused, et ta tahaks midagi nagu süüa, et siis tal võiks olla see vabadus seda süüa. Aga kui mina tahaks inimesi süüa, et kas siis see peaks ka olema mulle, see vabadus peaks ka mulle olema tagatud? Ei tasu minna selles mõttes äärmustesse, ilmselgelt mitte ja on teatud toiduained, milles me oleme juba ammu kokku leppinud, et me seda ei tee. Selles mõttes ma arvan, et seda debatti me täna siin ei pea. Me peame seda debatti, et kas inimesel on mingi vabadus nendes ühiskondlikes institutsioonides nagu kool, lasteaed, reeglina need on need kohad, kus need konfliktid tekivad. Kas temal on seal vabadus? Minu argument ei ole mitte see, et me ei peaks üldse mitte midagi reguleerima. Minu argument on olnud see, et me peame reguleerima seda niimoodi, et sinna sisse jääb see vabadus, et me ei reguleeri neid asju üle. Et me ei lähe liiga detailidesse, sellepärast, et see tekitab alati konflikte ja siis me jääme lõputult neid konflikte lahendama ühiskonnas kogu aeg. Sest meil on, kui me tänast regulatsiooni muutes reguleerime teistpidi, aga reguleerime sama karmilt, aga lihtsalt teise vaatega, siis me tekitame uue konflikti. Et see oli kogu minu argument. Üks moment, Siim, Mihkel oli kommenteerin 2 asja. Esiteks, et kui sulle meeldivad piim ja juust, siis sa pead sööma ka burgereid, sellepärast et nendest lehmadest, keda kurnatakse ära piimatoodete tootmiseks, tehakse lõpuks hakkliha, sest et nende liha muul moel söögiks ei kõlba, keegi neid üleval ei pea nii kaua, kuni nad loomulikku surma surevad. Ehk et piim ja piimatooted ja juust eriti on ilmselt suurima keskkonnajalajäljega loomatooteid. Samas inimese söömise puhul me oleme nagu aktsepteerinud väga hästi seda ja see on loomulik, looduslik osa.
et rinnapiimaga inimesi ju toidetakse, aga selle eest, et me inimesi sööma ei hakkaks, on hoolitsenud ökoloogia, et me saame väga vastikud haigused ja väga rõvedad haigused sellest, kui me peaksime väga pikalt oma liigikaaslaseid sööma, et see on ökoloogiliselt ära reguleeritud teema. Ka juriidikaga isegi. No see on hiljem tulnud. Tulles tagasi selle esimese küsimuse juurde, see, et kas me peaksime neid erinevaid riike erineval viisil kohtlema. Mulle tundub, et üks viis, kuidas seda teha, ja ma arvan, et vastus selle küsimusele on jah, on läbi põhimõtteliselt süsinikumaksude. Kui me suudaksime tarneahelatesse sisse programmeerida selle, et teatud sertifikaatide või mingite muude nii-öelda riiklike rahvusvaheliste kokkulepetega on võimalik eri tootmisprotsessidel käigus tekkinud süsinik siduda selle hinnaga, selle toote hinnaga. Ja kui näiteks Euroopast väljaspool, ütleme sealt samast Argentiinast või Indiast tuleb, siis vastavalt sellele, kas see veis on seal jooksnud rohumaa peal ringi ja söönud mingeid loomulikke asju, või ta on tulnud, ma ei tea, USA mingid nende feedlotide peal, kus nad söövad maisi ja eritavad palju rohkem keskkonna, et sellest tulenevalt selle liha hind oleks märgatavalt erinev. Ja niipidi saab selle teatud granulaarsuse, saab neid erinevaid asju kohelda erineval viisil ja me ei pea ütlema, et liha on halb või sellest piirkonnast või sellest asjast me üldse midagi sisse ei too, aga meil on tegelikult sarnased kogemused ISO sertifikaatide või mingite muudega, kus seda sorti protsesse on väga põhjalikult auditeeritud, kontrollitud ja need on püsivad ja teinud. Et see on küsimus selles, et kas meil rahvusvaheliste kaubanduskokkulepetega on võimalik tegelikult see peale suruda ka ülejäänud maailmale ja kas me saame mingid teatud tüüpi üldised standardid, et ma ei tea, Ameerika ja Euroopa siin ei lähe omavahel võitlema mingite asjade pärast, vaid teevad nagu koostööd üldise süsiniku jalajälje vähendamiseks. Ebaselge. Süsiniku arvutuste peale minek on üks hea võimalus, kuna arvatakse, et seda on lihtne mõõta ja teha. Samas 1 kilogrammi veiseliha tootmise käigus tekib umbes 68 kilogrammi süsinikku, aga see ei võta arvesse seda, et selle sama 1 kilogrammi veiseliha tootmiseks kulub 15 000 liitrit vett ja teadmata hulk metsamaad võetakse maha, ehk et toimub ka elurikkuse kadu, ehk et kui me keskendume ainult ühele aspektile selle liha tootmise juures see süsiniku peale, siis see võib viia sellistele väärnähtustele, et seda süsinikku hakatakse asendama mingisuguste biokütustega kusagil ja tegelema asjadega, mida me näeme, ühesõnaga ta viib selle fookuse asja pointis tegelikult totaalselt kaugele. Et üks võimalus, aga et me kuidagi peame seda asja kontrollima, reguleerima ja mina olen nagu pigem seda meelt, et andes inimestele paremat haridust, kus nad saavad teadlikumalt, arusaadavamalt, süsteemsemalt aru sellest, kuidas see ökosüsteem, mille osa me oleme, kuidas see toimib, mida see tähendab, kui me tarvitame liha, mida see tähendab terviklikule ökosüsteemile, siis see aitab inimestel ise endal teha ka paremaid valikuid ja juhib meid sellistest keerulisematest karidest ka eemale. Me natuke juba rääkisime regulatsioonist ja sellest, mis toimub nii-öelda avaliku sektori toitlustuskohtades, et enne kui ma palun teil kommenteerida seda, et kui me eeldame, et ikkagi üha rohkem elanikke läheb üle taimetoitluse peale, hakkavad veganiteks, et kuidas ühiskond seda saab siis toetada ja nii-öelda kohanduda sellele uuele trendile, et ma nii-öelda provotseeriks teid kõiki ja annaks infot natuke selle kohta, mis toimub Portugalis, et kuulaksime ühte audiotervitust, kus siis vegan-aktivistid räägivad sellest, kuidas Portugal sellesse teemasse on suhtunud ja mida teinud. See on see teine. Pange siis see esimene ka valmis, et kui teemaga jõuame sinna. Hello everyone, my name is Christina Teunissen and I'm a senator for the... Hi everyone, this is Nuno. I'm speaking from Portugal and I'm the spokesperson of the Portuguese Vegetarian Society. So I was asked to talk a little bit about the legal situation in Portugal regarding vegan catering in the public sector. And Portugal is already known on the worldwide level for its progressive stance on human rights. Take, for example, the drug policy. And nowadays, it's also known for having approved
one of the very first laws that make plant-based options mandatory in all public institutions. We can trace this back to an official petition that we started, the Portuguese Vegetarian Society, in February 2015, and back then we asked for plant-based meals in all public facilities, and we gained a lot of public support and amassed over 15,000 signatures in just a few months. Besides the petition, we also did a lot of social media outreach. We published some statements that were backed up by our team's dietitian, and we sent letters to members of parliament as to inform them of the arguments that support the petition, among other things. There are some key aspects of our campaign which I believe that determined our success, and I can tell you these are: we target a large network of possible supporters, not just vegans or vegetarians, but a lot of flexitarians, as they call them. Basically, we welcomed everyone aboard, and we made sure the petition used inclusive language. Second, we focused on the civil rights and freedoms, emphasizing the right not to be discriminated in public spaces, rather than personal motivations to adopt a vegetarian diet. Of course, everyone has them. And this made a lot of difference because, in the end of the day, none of the political parties voted against this law, not even the most conservative ones. And third, we also refer to public health authorities, that is, the experts, to legitimate the vegetarian diet. So we had a bit of luck on our side, considering that some parties openly endorsed plant-based meals, and our petitioning system in Portugal only requires a minimum of 4,000 signatures to merit the discussion in Parliament. Eventually, after an hearing with the Portuguese members of Parliament and some lobbying work, our effort contributed to the approval of this law, and the law applies to all facilities, public facilities, including schools, universities, healthcare units such as hospitals, nursing homes, and even prison facilities. Also importantly, the law states that vegetarian meals should not contain any animal products. So in effect, it means that the meal should be strictly vegetarian or vegan. Of course, there are some major strengths to it. The law has been the subject of much järsku me lühendame seda, et see läheb väga detailidesse nüüd. The fact is, it represents an unprecedented piece of legislation. Aitäh. See oli siis, ma paari lausega ütleks eesti keeles ka, võib-olla siin on ka inimesi, kes inglise keelt ei valda. See oli siis näide Portugalist, kus 15,000 toetusallkirjaga saadi selline nii-öelda aktivistide võit, et kõigis Portugali avalik-õiguslikes asutustes nagu haiglad, hooldekodud, ülikoolid ja koolid peab siis olema vähemalt üks toit vegan, seal ei tohi olla loomset valku. See on siis seadusesse kirjutatud ja sellega on tagatud see, et veganitel on võimalik, eriti siis nendel elujuhtudel, kus sul ei ole põhimõtteliselt võimalik valida, et kas ma lähen sinna restorani või teise restorani, vaid et ma olen näiteks haiglas ja ma pean seal 3 korda päevas sööma, ehk siis ka veganina on võimalik oma maailmavaatele kohast toitu saada. Et võib-olla tahad kommenteerida, et kas näiteks ka Eestis oleks võimalik mingi selline seadus vastu võtta või kas see oleks mõeldav? Ma arvan, et ma olen kindel, kas seda peab jälle seadusega reguleerima, aga ma võin tuua näite Tallinna Ülikoolist, kus me ei pidanud nagu väga kõvasti veenma kedagi aga et ühel hetkel muutus see täiesti normaalseks ja loomulikult kohvikus või söögikohtades on taimsed toidud ja et ennekõike, kui me korraldame mingisuguseid konverentse, mingisuguseid üritusi, et ennekõike, kui et see esimene valik oleks ikkagi taimne toit seal cateringiga ka tellida. Aga samas ta on jäänud ikkagi vabatahtlikuks, aga ma näen nagu hea meelega, et järjest rohkem
inimesi selle peale ka lähevad, et see võimalus on loodud ja inimesed tarvitavad seda taimset toitu, sest et üldjuhul on seal üllatusi palju rohkem, meeldivaid üllatusi sealjuures ülekaalus, et see toit on maitsvam, huvitavam, sest et lihatoidud seal on maitse suhteliselt ühetaoline kogu aeg. Aga mille vastu ma olen või mis on nagu probleem meil on selle toidu enda puhul, et kui ma nägin enda lapse toidumenüüs lasteaias, et selle kaloraaži kokkusaamiseks antakse neile päevas mingisuguseid küpsiseid ja valget saia, sellepärast et see aitab kõige odavamal viisil selle kaloraaži kokku saada, siis see on minu arvates veel suurem perverssus, et me peaksime sööma ikkagi toitu, mitte väga palju ja peamiselt taimset, on ju, aga et kui see toit asendatakse siis mingisuguse sünteesitud asjaga, siis see on, ma arvan, et sama ohtlik ja halb kui see liha siis seal. Su viimase punktiga saab vaid ainult nõus olla, aga selle üldise osas, et kas meil peaks olema seadused ja kas me peaks midagi tegema, mulle tundub, et see mida näiteks Kristina on minu otsa ka siin öelnud, et see valik jääks isiklikule tasemele, ei ole olnud piisavalt efektiivne. See ei ole olnud piisavalt efektiivne. See progress, mida me oleme teinud nii-öelda maailma päästmise nimel, see on olnud jube aeglane ja pigem vahepeal isegi nagu tagasi libisev kui progress. Ja seetõttu mõeldes selle nii-öelda probleemi akuutsuse astmele mingit tüüpi ühiskondlik tegevus, mitte isiklik tegevus, on väga selgelt vajalik. Kas see lõpuks jõuab nii-öelda, kas see kanal, mille ta siis endale valib, on lõpuks siis seadus või see on mingi laiem syke liikumise poolt tekitatud surve, see on dialetehniki, see on nii-öelda see viiside valik. Aga seda, et me peame seda lahendama just ühiskondlikul tasemel ja üheskoos, mitte ainult isiklikul tasemel, on minu arvates absoluutselt hädavajalik. Ma pean siiski täpsustama, mida ma ütlesin. Ma ei öelnud seda, et see jääb ainult enda inimese isiklikuks võitluseks millegi vastu, et temal peab see õigus olema. Mina ütlesin, meie regulatsioonid peavad olema sellised, et iga indiviid lähtuvalt oma põhimõtetest ja väärtustest saab seda toitu, mida ta tegelikult tahab saada. Ehk siis, et me ei reguleeri üle niimoodi, et peab olema lihatoit või peab olema vegan toit, vaid see seaduslik regulatsioon peab olema nagu piisavalt arvestav kõikide erinevate võimalustega. Ehk me ei lähe detailidesse kogu selles regulatsioonis. Ja siis me ei pea iga kord vaidlema selle üle, et kas see seaduslik regulatsioon, keda ta nüüd järgmisena ahistab. Saate aru, et see on see minu konflikt seal. Et reguleerime palun nagu piisavalt raamistikult niimoodi, et kui inimene on vegan, siis tal on tegelikult võimalus ka selle seaduse raames nõuda oma toitu. Või kui ta on usulistel põhjustel ei söö sealiha, siis tal on tegelikult see õigus, sest kui me igat erandjuhtumit hakkame seaduslikult reguleerima, siis me läheme sellega rappa. Ma veganit erandjuhtumiks ei pea, aga põhimõtteliselt, Kristiina, ma saan siis aru, et sa nõustud selle Portugali valitud teega praegu või? Muidugi nõustun, nendel inimestel on õigus saada seda toitu, mida nad tahavad saada. Küsimus on selles, kuidas me seda korraldame. Meil on Eestis on üks selline nagu hea mõte või on selline seadusesse sisse kirjutatud, et keskkonnakahju tekitaja peab selle keskkonnakahju korvama. Aga seda rakendatakse selliselt valikuliselt, et kui me liha hind oleks selline, et ta määrab ära see on määratud ära selle keskkonnakahju poolt ka, ehk et seesama süsinikumaks või siis võtame natuke laiemalt, et milline selline ökosüsteemide hüvede kadu, mida me kaotame selle tõttu, et me valime liha, siis teatud määral hakkab see ise reguleerima, ehk et meil on praegust liha tootmine, liha on väga selgelt doteeritud läbi naftafirmade doteerimise, me sööme. Me oleme üks selline huvitav liik, kes on ainus, kes maakeral on suutnud sellisena ellu jääda, et 1 kilokalori toidu tootmiseks me raiskame ära kuskil 20 kilokalorit energiat, et mitte ükski teine liik sellisel kujul ellu ei saaks jääda, aga tänu naftale meil on see võimalik, ehk et me suures pildis sööme naftat läbi väetiste ja siis selle kõige muu. See huvitaval kombel võib kaasa tuua sellised asju, et kui meil näiteks sealiha Execo Villeteel lähedal 6 korrusel toodetud kinnistes ruumidest sigadest võib muutuda seetõttu kallimaks, aga maheveised, mis rannaniidul ringi jalutavad ja pakuvad ökosüsteemi nii-öelda toodangut, nende kilohind praeguse süsteemi nii-öelda selle suhtelisuse, relatiivsuse mõttes versus siis Execo see sealiha võib nagu märgatavalt odanema. Absoluutselt, sellepärast, et
rohumaa veise üles kasvatamine, see, et ta jõuaks siis sellesse kaalu, kus saabub tema elu kõige kurvem päev. See võtab umbes 2 korda rohkem aega, kui siis seal jõusööda peal üles puustitud liha. Selle kvaliteet on ka erinev ja see suunabki inimesi tarbima kvaliteetsemat toitu ka siis, sest et rohumaa veise liha on igatepidi ka tervislikum süüa kui seda rämpstoitu. Me servapidi jõuame juba eetiliste küsimuste juurde ja jõuame ka selle juurde, et milline see meie loomapidamine Eestis ja maailmas välja näeb, aga enne seda, kui me lähme loomaõiguste ja eetika küsimuste juurde, ma näen siin publikus väga mitut Eesti Vegan Seltsi aktivisti, et kas teie tahaksite keegi paari lausega kommenteerida, et mis on see olukord praegu, et me räägime, et kas on võimalik midagi seaduses reguleerida, kas seda peaks üldse tegema, aga võib-olla Eesti Vegan Selts kui keegi, kes on natuke seda uurinud, et mis näiteks Eesti lasteaedades toimub, mis on riiklikud toitumissoovitused, ja võib-olla ka ühe lausega see, et mis need püüdlused siis seltsis on, et natuke mitmekesistada seda diskussiooni, et tuua ta võimalikult täpseks. Kas on keegi nõus paar lauset ütlema? Kadri Aavik, kas sa oled nõus tulema ka siia ette, et mikrofoni rääkida? Lühidalt lihtsalt, et publik. Aitäh, et tere, siis ma olen Eesti Vegan Seltsist ja me oleme tegelenud natuke nende küsimustega, et ühelt poolt uurinud Eesti lasteaedades toitlustamist ja nagu neid praktikaid ja mis normid on ja siis vaadanud ka Eesti toitumissoovitusi, et riiklikke toitumissoovitusi ja ma tean, et seal nagu toimub töö nende soovitustega, tehakse ümber, aga nüüd see viimane versioon on küll selline, et see on nagu, ei ole üldse veganite sõbralik, et seal on põhimõtteliselt räägitud sellest, et taimetoitlus on tervisele ohtlik nagu erinevatel viisidel ja see tegelikult ei ole selline teaduspõhine info ja seal öeldakse selgelt, et põhimõtteliselt liha ja piimatooteid tuleb süüa, et olla terve ja selles mõttes see on hästi autoriteetne dokument, et see on ju nagu riiklikult sanktsioneeritud ja see reguleerib põhimõtteliselt nagu toitlustust ka avalikes asutustes, et ma arvan, et nagu sellega peaks tegema küll tööd. Ja veel lühidalt selle lasteaedade kohta, et seal me oleme ka leidnud, et tegelikult nagu praktikas need lapsevanemad, kes soovivad oma lapsele taimset toitu, et praktikas on seda väga keeruline saada, et näiteks nõutakse tervisetõendit, et arst ütleks, et tal on mingi terviseprobleem, et nagu seetõttu peab sööma vegan toitu, aga et nagu eetilistel põhjustel seda ei lubata. Et nagu reaalselt on see hästi raskesti kättesaadav, hästi lühidalt öeldes. Aitäh, Kadri! Nõus, et nende regulatsioonidega peab töötama, aga seda, et need üldse ei peaks olema, sellega ma üldse ei peaks. Kas keegi soovib veel seda teemat kommenteerida või võib-olla lähme? See on näide sellest, mida ma püüan nagu öelda, et iga kord, kui me midagi reguleerime ühe konkreetse teadmise põhjal, siis me reguleerime hästi detailselt, eks ole, nagu meil täna kombeks on, hästi detailselt, siis me tekitame iga kord konflikti, sest me ei saa ühiskonnas kõiki erinevusi lihtsalt seadusesse ära reguleerida. Pluss need erinevused on veel nii-öelda kontekstuaalsed, et meil on vaja anda see vabadus inimesele ise otsustada ja tegelikult anda talle selle vabadusega see õigus sellel asutusel, kus see inimene on, ikkagi seda toitu talle pakkuda. Et noh, üks lause, et inimesel on õigus toituda oma põhimõtete järgi, peaks piisama selleks, et tal on õigus nõuda seda sööki seal lasteaias. Et mitte see, et me reguleerime ülidetailideni kõikide võimalike toitumisrežiimide olukorrad, sest neid on kohutavalt palju, eks ole, neid on väga palju neid toitumisrežiime, allergikutest, usulistest ja muudest, nagu ma ütlesin, seda ei ole võimalik ära reguleerida. Et me peaksime jätma selle vabaduse sinna inimesele sisse, aga samas aktsepteerima seda õigust, et see õigus on hästi oluline, kui see õigus on seal seaduses kirjas, siis seda õigust kasutades on inimesel võimalus saada seda toitu. Ja et õiguse ja vabadusega kaasneb alati ka vastutus, et kui selle õigusega, mis inimesele antakse, kaasneb ka teadlik vastutuse võtmine, ehk et me teatud regulatsiooni sinna struktuurina alla tahame saada, aga et me teeme neid otsuseid ja teadlikult valides. Veel, et seal selle liha kõrval, et need mured ja hirmud, mis minul nagu selle toidu teemade juures veel nagu on, et meil fookus läheb nagu ainult ühele asjale ära, aga võib-olla see ongi ainult siin see küsimus,
et selle toidu tarvitamise juures meil ka Eestis me peame silmas pidama, et umbes 30% toidust me viskame ära ja millest omakorda umbes 30% on tegelikult selline toit, mida nimetatakse metaboolseks toidu raiskamiseks ehk et ülesöömine, vale toidu tarvitamine, valedest toitumisharjumustest tingitud toitumishäired, ülekaalulisus ja nii edasi. Ehk et neid aspekte, mida nagu silmas pidada, kui me hakkame toidu küsimusi käsitlema ja ühiskonnas kokku leppima, neid on niivõrd palju, et õigem oleks alustada, ma olen siin Kristinaga nagu 100% nõus, et me peaksime lähtuma mingisugusest üldisematest printsiipidest, enne kui me läheme kuskile väga detailide reguleerimiseni. Ma olen ka Mihkliga selles mõttes nõus, et toidutööstuse ja kogu selle tootmise reguleerimine on see koht, kus riik tegelikult peaks olema oluliselt või poliitikud peaksid olema seal on see maailmavaade ja suhtumine nagu teadmistesse palju olulisem, mitte indiviidi tasandilt hakkama reguleerima, et indiviid tohib või ei tohi süüa ühte või teist asja, vaid seda, mida me toodame ja riik tegelikult maksustab meil täna toitu, eks ole. Meil on käibemaks, millega me täna toitu maksustame üsna üheülbaliselt kõike nagu ühe maksuga, kusjuures väga korralikult ja väga kallilt, ehk siis Eesti inimese jaoks võrreldes väga paljude teiste sarnaste riikidega on toit kallis, arvestades eestlaste sissetulekut ja seesama kallis toit ei ole kvaliteetne ja ta ei ole tegelikult keskkonnale kasulik, et seal on meil see probleem, eks ole, et me oma maksusüsteemiga ei reguleeri just nimelt seda vastutust, millest Mihkel tahtis rääkida, et kas me vastutame selle eest, et me riigina tegelikult soosime odava, mitte kvaliteetse, tervisele kahjuliku ja keskkonnale kahjuliku toidu tarbimist inimeste poolt, sest see on neile ainukesena nii-öelda kättesaadav, on ju. Ja sealt me peaksime, see on see debatt, kus me peaksime poliitikute vastutusena võtma, et kuidas me reguleerime maksudega seda, mida inimene saab endale poes lubada või mitte. Spontaanne aplaus. Ja ma lisaks siia veel lihtsalt ühe näite, et minule väga meeldiks, kui toiduainete peale oleks märgitud ära, milliseid mürke selle toidu tootmise juures on kasutatud, et teadliku tarbijana ma oskaksin siis valida, et võib-olla mul mõnid maitse-eelistused, kui väidetakse, et kõik need mürgid on inimesele ja keskkonnale tohutult ohutud, siis ei tohiks olla keelatud selle pakendile märkimine, et me märgime ära erimärgistusega mahetooted, aga mitte mürkidega toodetud tooted ja see on jälle taas üks äärmiselt suur aspekt, millega me tekitame kolossaalset kahju keskkonnale praegusel ajal. Tuleks hästi kiirelt tagasi ikkagi sellesama teema püstituse juurde, et kas on vabadust olla nagu mitte vegan, et kui me räägime siin nendest riiklikest regulatsioonist ja esimest korda mul õnnestus tänase debati jooksul olla ka Kristinaga samal seisukohal, kus ta siis nagu toetas riiklikku regulatsiooni, et siis see vegani positsioon ühiskonnas ja seda, mida ma näen, mis oleks nagu selles mõttes moraalne imperatiiv, et kui sa oled juba vegan ikkagi, siis sa peaksid olema ka nendes samades riiklike regulatsioonide küsimustes, nendes samades transpordi või elektritootmise küsimustes palju rohkem ühiskondlikult aktiivne. Ja sa ei peaks seda tegema mitte üksi, vaid sa peaks tegema seda läbi erinevate ühenduste, et sinu ja teiste jõud oleks ühendatud ja teil oleks tegelikult see nagu võimenduspunkt. Et see on see, mida ma tegelikult näen parasjagu puudu olevana. Et ma näen mingi hulka inimesi üksikuid võitlusi pidamas, natukene vahetevahel koostööd tehes, aga sellist tõelist ühiskonda muutvat mõju parasjagu tegelikult veel ei ole. Ja seda tegelikult ei saa seda ei saa nagu isiklikult tasandil, et sa pead seda koostööd tegema. Ja kui sa mõtled, kui sa lähed ühe mõttega siit tänasel debatilt ära, siis ma tahaks tegelikult, et see oleks see, et ei piisa ainult nagu nendest isikliku vastutuse, isikliku valikutest, vaid on ka vaja ühiskondlikke valikuid väga olulisel määral mõjutada. Ma olen nõus, et ühiskondlikke valikuid on väga olulisel määral vaja mõjutada, aga minu meelest see meie debatt on siin taandunud puhtalt sellele, et kas tegu on keskkonnale potentsiaalselt ohtliku või mitte ohtliku teemaga, aga inimesed, kes lähevad veganiteks, nende peamine argument ei pea sugugi olema keskkond, muidugi keskkond peaks olema meie kõikide argument meie käitumises, aga no see võiks nii olla, paraku ei ole. Aga siin kaks teist suurt argumenti, millest me ei olegi rääkinud, esimene on tervis, seda me põgusalt puudutasime, et eestlane niikuinii sööb liiga palju liha, me oleme ülekaalulised ja nii edasi, ja teine on asjade eetiline pool.
elu on püha, eks ole, kas meil on õigust inimestena võtta, siin härrasmees ütleb, et mulle väga maitseb juust. Tähendab, mulle maitseb ka väga juust ja mulle maitseb ka väga liha, aga siin on küsimus selles, et see, et mulle maitseb, kas on piisav põhjendus, et seda liha ja juustu tarbida. Minu enda jaoks see ei ole piisav põhjendus, ma saan väga hästi ja edukalt hakkama ka ilma lihata, aga seda kõike ainult keskkonnale praegu taandada, ma arvan, et ei ole ka õige. Ja inimesed, kes hakkavad veganiteks, siis näiteks tervislikel põhjustel või siis just nimelt loomade heaolu pärast muretsedes, ma ei leia, et neil peaks olema nüüd kohustus ka ilmtingimata hullult ühiskondlikult kaasa rääkida energeetika ja transpordi küsimustes. Ja kui me räägime üldse transpordi küsimustest, siis kogu loomakasvatus maailmas tekitab rohkem CO2 kui kogu transpordisektor kokku, nii et need asjad on üsna balansist väljas niikuinii. Aitäh, Kaspar. Me liikusimegi järgmise nii-öelda küsimuse või teema juurde, mis ka mul oli plaanis tõstatada selleks, et inimliik saaks igapäevaselt loomset valku tarbida, peab massiliselt tapma loomindiviide. Et ma küsiksin, et kas teie parteil või teie erakonnal on mingisugune positsioon selles küsimuses, et kas see selline eetiline kaalutlus, et ühe liigi eelistamine teistele, et kas see peaks olema midagi, mille suhtes ka erakonnad võtavad mingi positsiooni? Siim on kohe valmis, ma näen. Erakonnal ei ole antud küsimuses seisukohta. Isiklikus plaanis mulle tundub, et siin on neid vastuse valikuid või variante on tegelikult mitmeid. Et nii-öelda kapitalistlik süsteem pakub meile Beyond Meati ja teiste võimalike alternatiivide näol seda nii-öelda moraaliga kokku sobivamat võimalust võib-olla, olenevalt sellest tootmisprotsessist. Aga see lõplik vaade nii-öelda toidu tootmisel üldse, seda, mida Mihkel ka enne mainis, et mis on see, mida meie planeet välja kannatab ja millisel viisil seda väljakannatamist saab teha, see on, ma näen siin põhimõtteliselt seda, et senikaua, kuni me praegune süsteem sellisel viisil jätkub, nagu ta on jätkunud nende väikeste kosmeetiliste muudatustega, siis see tegelikult suuri ühiskondlikke muutusi ei saa nii keskkonna kui ka toidu tootmise mõttes esile kutsuda. Et sul on vaja natukene see viis, kuidas suuremaid ühiskondliku murranguid saab tekitada, ei tule tavapärase poliitilise või ühiskondliku protsessi näol. Et sul tuleb mingi teatud suurem kriis, mingi šokiseisund, kus inimesed hakkavad mingitest asjadest korraks teistmoodi mõtlema või vähemalt seisavad selle valiku ees, et neil on vajadus vaadata otsa endale peeglisse, sest praegu enamik inimesed saab täiesti rahulikult vaadata ilma selleta, et nad üldse mõtleks oma eetilisele või keskkonna teadlikele valikutele, et nad saavad oma elu rahulikult elada ilma moraalsete dilemmadeta ja suruda peale neile seda moraalset dilemmat tekitab neis väga suurt vastumeelsust, mistõttu ka väga palju sellist muidu heatahtlikku ühiskonna muuta püüdvat tegevust saab stigmatiseeritud. Veganite maine ei ole alati kõige parem. Just seda tüüpi asjad, et kõik need naljad sellest, et umbes, et inimõiguslaste maine pole hea, feministidel ei ole hea. Ma ei väidagi üldse, et see ei oleks asi, millega ei peaks tegelema. Ma väidan seda, et need taktikad, kuidas sa lähened asjadele, kuidas sa lõpuks jõuad nende suurte muutusteni, et need peavad olema väga selgelt teadlikud. Seni, kui sa jätad selle üksikusikute valikutega, siis sa saadki need naljad, et umbes 5 minuti jooksul vegan ütleb sulle, et ta on vegan või mis iganes. Et sul on vaja tegelikult sellele küsimusele laheneda sellisel viisil, et sa ei triggerda põhimõtteliselt neid lihasööjaid niimoodi, et nad automaatselt sulle ukse kinni sinu nina ees löövad. Et see on asja nagu mõte, et see, kuidas minna ja ühiskonda muuta, peab olema väga selgelt läbimõeldud ja üheskoos tehtud. Ja absoluutselt, ma olen 100% nõus sellega ja minu meelest ei ole ka kõige efektiivsem viis inimesi veganiteks pöörata nüüd see, et sa lendadki kurjalt peale umbes, et mida sa teed, mida sa keskkonnale teed, mida sa loomadega teed ja mida sa oma tervisele teed, vaid see lähenemine peabki olema nii-öelda step by step või samm-sammult. Ja siin Eesti kontekstis, ma ise üsna lähedalt tunnen inimesi, kes töötavad erinevates MTÜ-des, mis loomaõigustega siis
tegelevad ja mõned neist ongi võtnud selle step by step lähenemise. Et keegi ei eeldagi, et tähendab homme või juba 10 aasta pärast on kõik inimesed veganid, loomulikult, aga just sellised väiksed kampaaniad nagu lihavaba laupäev või taimne teisipäev, eks ole, et inimene, nagu Mihkelgi ütles, et ülikoolis inimesed tulevad, lihatoidud pahatihti maitsevad ühtemoodi, meil on mingi stigma sees, meil on liha vaja, proovime taimset toitu, ahaa, näed, saame aru, et see võib ka olla maitsev, et niimoodi on võimalik ka süüa ja see muutus tulebki järk-järgult. Et ma olen seda meelt, et kui sa nüüd lihtsalt ütled jah, et muutu veganiks, sest see on kohutavalt ebaeetiline, milline sa praegu oled ja nii edasi, siis see ei töötagi. Aga mis puutub sellesse parteiprogrammi, siis Rohelistes, kui ma ei eksi, on meil üldprogrammis kirjas midagi taolist, et me oleme vastu suurfarmidele, kus loomi koheldakse ebaeetiliselt või midagi taolist. No elurikkuses on ka kokku leppimata see, et kas tapmine söögi eesmärgil on siis nii või naapidi, aga see, millisel viisil loomi on koheldud, millisel viisil on nad üles kasvatatud, siin ma arvan, et on see koht, kus me Rohelistest selgelt ei eristu, et see, et meil kasvatatakse loomi, on praegust siiski paratamatus, aga nad peavad kasvama siis sellistes tingimustes, et nad ei kannataks, nende õigused peavad olema kaitstud ja mitte ainult koduloomadel, vaid ka metsloomadel, kuigi neid väga palju meil järele jäänud ei ole. Aga ma ei taha nagu nõustuda selliste väidetega, et see veganluse mõtteviis ei ole ühiskonnas piisavalt hästi levinud, sellepärast et mingid organisatsioonid ei ole teinud piisavalt hästi tööd, et selline ohvristamine või mis see victimizing, mis see nagu tähendab, et sa oled ise süüdi, et ei ole teinud piisavalt tööd selle asja propageerimiseks, et alati saab seda väita, nii et sa ei ole veenev. Ma ei taha sind ära kuulata, sa ei ole veenev sellepärast, et minu maailmavaatega selle kokku ei lähe ja minu sissetulekud sõltuvad sellest, et ma ei nõustuks sinuga. Ja siis see debatt sinna peale jääbki, et püüdke rohkem. Ei, mu point oli hoopis muus. Mu point oli selles, et sarnaselt ütleme näiteks USA Civil Rights Movementil on ju, et see, et sul on ühes otsas on Malcolm X ja ühte tüüpi meetmed, sul on Musta Pantri partei ja teisel pool on natukene vägivallatumad meetmed ja kogu, see toimib üksteist võimendama komplektina ja kui nad on üksteisest teadlikud ja sellest, kuidas nad liigutavad neid ühiskondlikult võimalikuks peetavaid asju, see kõik toimub koos, selles mõttes, et sa ei saa nagu ainult ühe meetodi või ühe viisi või ühe asjaga ja sul on vaja, samamoodi USA-s olid valge keskklass, tegelikult ei olnud ülemäära aldis koheselt mustadele õigusi või võimalusi tekitama, aga pikaajalise protsessiga, kuidas seda luua, suudeti tegelikult suur osa nendest esialgsetest muredest lahendada. Mingid teistsugused mured jäid, millest tulenud ka Black Lives Movement ja kõik muu see osa, aga mida ma püüdsin siin selle nii-öelda paralleeliga veganite suunas on teha see, et teatud gruppe väga selgelt selle liikumise sees püütakse stigmatiseerida, nagu ka mustade puhul on, et Musta Pantri partei väga selgelt püüti terroristlikuks organisatsiooniks liigutada ja selleks tuleb olla ette valmis ja sul peab olema teistsugused lahendused selle jaoks, kuidas sa siis neid asju ümber muudad. Et see oli selle nagu asja mõte, et mitte te olete olnud halvad ja ise olete süüdi, et teised inimesed ei saa aru, miks te seda teete, vaid et kuidas teha erinevate gruppide vahel väga efektiivset koostööd. Oota, ma räägin oma erakonna positsiooni ära. Ma tahan lihtsalt öelda ka seda debatti, et kõik inimesed, veganid, mitte veganid ei saa olla ühiskondlikud võitlejad, et mõni inimene on vegan sellepärast, et ta teeb seda oma tervise pärast, ta tahab tervislikult toituda, mitte maailmavaate või isegi mitte eetiliste põhjuste pärast, et inimesed on väga erinevad ja me ei saa neile ette heita seda, et miks nad ei võitle kogu aeg maailmas, et seda võitlust on nagu natuke liiga palju. Eesti 200 on erakond, kes ei usu käskusid ja keeldusid. Ma arvan, te saite sellest juba aru täna, kus ma püüdsin selgeks teha, et ma arvan, et riigi ülesanne ei ole
väga detailselt käskida või keelata midagi süüa või mitte midagi süüa või kellele mida ette söödetakse, vaid seda, et riik peab tagama selle õiguse inimesel toituda täpselt nii, nagu inimene õigeks peab. Ja see õigus peab tal olema ja see on ainuke nii-öelda asi, mille eest ma arvan, et meie oleme valmis võitlema, sest niipea, kui me läheme jälle võitlusesse sinna, et mida tohib reguleerida, millist liha tohib müüa, millist liha ei tohi müüa, niipea me tegelikult jookseme väga tugevasti ummikusse. Teine positsioon, mis me oleme tegelikult erakonnaga mitu korda ka välja öelnud ja mida ma täna ka siin mitu korda öelnud olen, on see, et maksupoliitika on riigis see, millega riik saab reguleerida seda, millise hinnaga on inimesele milline toit kättesaadav. Ja me võime ju moraliseerida ja kõiki kiruda selle eest, et nad söövad halvasti ja eestlased söövad liiga palju liha ja kõik on õudselt halvasti. Aga see eestlane seisab seal poeleti ees ja see kõige odavam asi, mida ta oma sissetulekuga endale lubada saab, on seesama liha ja miks me talle seda nii-öelda moraliseerivalt ette heidame, ma arvan, et ei ole õige. Õige on tegelikult ikkagi riigina ühelt poolt tegeleda harimisega ja teiselt poolt läbi maksusüsteemi anda inimesele võimalus tervislikult toituda ja osta eestimaist ja nii-öelda keskkonnale kasulikumat ja keskkonnale vähem koormavat toitu. Ja see on see, kus me erakonnana peaksime selle eest seisma või õigemini seisamegi. Siin spontaanselt kerkisid käed, et ma võtaks paar mõtet juurde ka publikust, et keskel oli valge T-särgiga inimesel ja siin ees oli. Palun ja mikrofoni rääkida, et siis me kuuleme kõik paremini. Mul oleks pigem selline repliik kui küsimus Kasparile, et kõvemini, nii, et sa rääkisid sellest, et ülikoolides on see siis loomne toit palju ükskesine ja siis taimetoit on siis mitmekesise. Ma olen noor, kes õpib gümnaasiumis, kesklinna gümnaasiumis, ma olen taimetoitlane ja see taimetoit, mida mulle antakse, on rõve. Suurem osades Tallinna koolides on taimetoit rõve. Ja see on väga kurb, sest mina pean minema Selverisse ja ise midagi seal kokku panema, et ma saaks süüa. Aga see samal ajal ma lähen sööklasse ja see loomne toit, mis seal on, see on nii mitmekesine, et ma ei tea, see on nagu Rootsi laud, ma ütlen teile. Et see on see vahe ja kui sa räägid sellest step by stepist, siis nagu see ongi see esimene step kas või. Ja aga selle stepiga esiteks tegeletakse, teiseks ütles vist Mihkel selle ülikoolide kommentaari enne, mina ei ole Eestis ülikoolis käinud, ma ei tea, mis toitu ülikoolis pakutakse, küll aga ma tean, et koolides, et taimset toitu pakkuda, tehaksegi koostööd erinevate tippkokkadega, kes teevad sulle menüüd. Ma ei oska praegu kommenteerida, kas see toit on tõepoolest nii hull, ilmtingimata ka maitse asi. Sellega ma olen päri, et kui see on hull, siis loomulikult see peaks olema parem. Aga samas just nimelt see step by step käiki praegu tähendab, sul on ikkagi oma ala absoluutsed eksperdid, kes koostavad sulle menüüsi, mis ei ole mitte ainult tervislikud, vaid peaks olema maitsvad ja ma väga tahaks siis loota, et ma ei tea, mitmendas klassis sa oled, aga kui sa veel paar aastat koolis käid, siis paari aasta pärast on ehk taimne toit ka maitsvam ja sa ei pea Selverisse minema. Saad paari aasta pärast süüa. Kas ma võin seda kommenteerida? Ma arvan, et see on see probleem, kus tervislik taimne toit on liiga kallis ja me ei ole riigina nõus seda kinni maksma ka koolidele ja siis me saame sealt seda, mida me saame, aga loomne toit on odav ja see on see, kus riik saab tegelikult sekkuda. Seda ma mõtlesin ja kui ma ütlesin, et taimetoit pakub üldjuhul rohkem üllatusi. Sageli need ei ole meeldivad üllatused küll, aga see on nagu see koht, kus tegelikult saab väga positiivselt teha koostööd. Siin on nagu fantastiliselt ägedaid programme, võimalusi, sest et nendel kokkadel lihtsalt, kes seda koolide toitu teevad, neil on väär mõistet toidu osas, et nad jätavad lihtsalt, tõstavad liha sellest portsust välja ja siis ütlevad, et see ongi taimetoit, saame jahukaste ja kartul ja ongi. Siin oli veel ees, teil oli enne käsi püsti, soovite küsimuse küsida? Ja ühe küsimuse võtaks veel, et kui mõelge, mida tahate küsida või kommenteerida. Mina olen Paul Koppel ja olen nüüd selle teise poole nagu esindaja, et söön enamasti just lihatoitu. Ja kuna ma pean seda samamoodi äärmuseks nagu näiteks veganlust, siis ma ei saa aru sellest väitest, kui öeldakse, et see vegan toit on tervislik. Mismoodi? Palun.
no liigne liha söömine, selles mõttes, et see on fakt, et väga paljud südame-veresoonkonnaga tingitud seotud haigused, diabeet, mingid kindlat tüüpi vähid on korrelatsioonis liha söömisega ja nii edasi. Siin ei ole, jällegi, siin on teadus on selle taga, mitte see, kas ma tahan midagi uskuda või mitte uskuda, eriti liigliha söömine siis. Kas te oleksite nõus tulema siia ette mikrofoni rääkima? Tere, minul tekkis selline küsimus, ma olen Kristiinaga täiesti nõus, et see riiklik vastutus on olemas just sellest, kuidas üldse see toit toodetakse. Ja siis on selline point, et me kõik oleme nõus, et see step by step või see samm-sammult lähenemine on vajalik. Aga võib-olla see esimene samm võikski siis olla, et see lihane toit, mida me üldse sööme, võikski siis olla, tähendab, teie argument oli see, et kuidas see lihane toit on üldse nagu tervislik või mitte tervislik, on ju. Aga me oleme kõik ju nõus sellega, et kui on maheliha, on ju, siis ta on ju kindlasti parem kui mingisugune lehm, kes on vanaks jäänud ja lüpstud tühjaks ja siis hakklihaks tehtud. See ju ilmselgelt ei ole ju mingisugune tervislik toit. Nii et kui me jõuame alguses reguleerida seda, et see liha juba, mida me sööme, oleks headel tingimustel toodetud, siis võib-olla juba saab võtta selle sammu, et liha üldse ei söö. Aga kui me alguses lihtsalt lähtume odavamalt lihatootest ja sellisest asjast ja vahet ei ole, nagu et sul on see valik, siis tegelikult sul ei ole seda valikut. Loomulikult, kui sa ainult saad seda odavamat asja endale nagu lubada, siis sul tegelikult seda valikut ka ei ole. Nüüd, minu point on see, et see step by step võikski olla see, et algus üldse lepime kokku, et kõik toit peab olema kvaliteetselt toodetud ja siis peale seda juba on see võimalus, et üldse lihast ka loobuda näiteks. Aitäh. Enne kui ma annan teile jälle võimaluse kommenteerida, siis võiksime inspiratsiooni ammutada jällegi teistest riikidest, et kuulaksime Hollandi loomaõiguspartei tervitust, see on hästi lühikene ja võib-olla võib ka publik mõelda selle peale, et kui tulevad järgmised üldvalimised, et kui paljud meist tahaksid näha parteide hulgas ka näiteks loomaõigusparteid, et kas Eestis on aeg küps mingi sellise poliitjõu esile kerkimiseks. Hello everyone, my name is Christine Teunissen and I'm a senator for the Party for the Animals in the Netherlands. In 2006, the Party for the Animals was elected into the House of Representatives for the first time and became thereby the world's first political party for non-humans ever elected into parliament. With our arrival, we have placed animal rights and nature more central into political decision-making. And we underline that the current crisis in the areas of climate, food, economy, energy, animal welfare and biodiversity are interrelated and they can therefore only be tackled in relation to each other. In recent years, we have achieved too much to tell you in this short message, but to give you some examples, there was a ban installed on mink farming, plant-based meals became the standard in a lot of governmental restaurants, overfishing was successfully addressed by us in the EU, we ended subsidies to mega-industrial farming in Ukraine, and we fired a discussion about a total ban on animal testing. Therefore, we submit motions, request debates, vote on laws and ask questions. And we also write legislative proposals and notes. And now we do this with a total of 79 representatives in all kinds of parliament now. The future requires a new kind of politics, where the interests of animals, nature and environment become integrated and not excluded. We need you in the growth of this new kind of thinking. So, join us and become part of our worldwide growing movement. If somebody ever say to you, who cares? Tell that you care. Take care. Kas see provotseeris mõtteid? Võib-olla kõigepealt poliitikud. Siin oli ka see varasem teema, et võite vabalt kommenteerida, mida soovite. Loomaõiguslus väga selgelt selles vormis, nagu ta parasjagu oma sõnumis kirjutanud, on hädavajalik. Ma ei näe siin nagu
mõnda teist omadussõna. See küsimus, see, kuidas planeedi ja inimkonna parema koostoimimise huvides oleks kaitstud erinevate see viis, kuidas me senimaani oleme elanud, see viis, kuidas me oleme sujuvalt sõitnud üle kõigist kogu keskkonnast ja kõigist loomadest ja kõigist muust, on meid viinud väga negatiivsete tulemusteni. Väga selgelt meil on vaja seda praegust kurssi muuta. Nüüd, kas see eeldab eraldi parteid? Hollandi valimissüsteem on mõnevõrra teistsugune, mis lubab neil ka 1-2-3% toetusega erakondadel parlamenti jõuda. Meie oma nõnda leebe või andestav ei ole. Ja seetõttu tundub siin olevat rohkem vajalik teatud tüüpi koostöö, kus see algatus või selline koostööd omavahel grupp inimesi oleks mingi teise partei sees või mingi koalitsioon, mis kuulaks neid. Et selles mõttes nagu eraldi parteid, mulle tundub, ei ole vaja. Aga sotsidel oleks näiteks, sa näeksid varianti, et teil oleks selline loomaõiguste grupp partei sees? Ja olles nagu faasis, kus ühe parteiga hakkab nagu, või 2 parteist hakkab üks saama, siis ma annaks ka soovituse, et ärge nüüd parteid küll tegema hakake. Et pigem ma usun, et poliitmaastikul on piisavalt neid erakondi, kus teil ei tekki mõtteviisis vastuolusid ja seda fookus saab kindlasti seada. Samas ökoloogina mul on keeruline mõista, miks tõsta välja ökosüsteemist üks aspekt, ainult loomad, kui see ei muuda tegelikult seda olukorda paremaks, et terviklik on ikkagi kogu see ökosüsteemi hoidmise, kaitsmise vajadus ja siis seal all erinevad aspektid loomulikult, aga et see võib, et kui isegi rohelised on väga nišš meil juba, et siis loomad sealt alt on veel niši, et see läheb natukene liiga keeruliseks, et pigem leida siin koostööd. Ja ma selles suhtes olen nõus, et Eestis ilmselt selline asi ka ei töötaks. Eestis tähendab, ma läheks veel nii kaugele, ma muidugi esindasin rohelisi kui parteid, vaid pigem praegu Kaspar Kurvet ennast, aga Eesti puhul ei ole mõtet ka ühe teema erakonnal, nagu näiteks ainult keskkonnateemadele keskenduval erakonnal, see on selge, tähendab, kui me tahame saada, meie eesmärk on saada Facebookis 100 laiki, siis loomulikult me võime teha 20 sellist parteid ja me need saame, võime üksteisele õlale patsutada ja öelda, et näed, vahva, me tegime midagi õigesti. Kui meie eesmärk peaks olema jõuda Riigikokku, et võimu teostada, siis ka roheliste puhul, mida ma olen ise näinud meie ühe kõige suurema vajaka jäämisena, just nimelt nagu Mihkel ütles, see ongi nišipartei, see on ühe kitsa asja partei ja tähendab mind hirmutab ja roheliste puhul me õnneks oleme nüüd elimineerimas seda asja, aga mind hirmutab, et kõikide teiste mitte keskkonna küsimuste puhul me peaksime hakkama nüüd erakonna liikmetega neid positsioone läbi hääletama või midagi sellist. Selles mõttes see ei ole minu meelest poliitilise partei eesmärk üldse. Ega ma päris aru ei saanud, mis selle partei nagu see põhieesmärk on, et kui eesmärk on lõpetada julmus loomade suhtes, siis kes see seal vastu vaielda saab ja ma arvan, et meil ei ole Eestis erakonda, kes arvaks, et inimesel on õigus olla julm ükskõik mille suhtes, ei ole kindel või? Okay. Muidugi on. Me räägime ka kariloomade õigustest, me ei räägi ainult lemmikloomadest. Aga üleüldine julmus loomade või teiste elusolondite või ka looduse suhtes üldiselt. Kui aga seostada seda loomaparteid sellega, et see on nagu toidulaud ja sa tegeled selle toidulaua reguleerimisega, siis ma arvan, et see on tõesti nagu väga-väga niši teema ja tõesti on inimesi, kellel on väga suur huvi ja kes võib-olla tõesti poliitiliselt valivad erakonda ainult selle ühe teema pärast, aga Eesti poliitiline süsteem on tõesti selline, et meil ei ole võimalik olla niši erakond ja tegeleda hästi kitsalt ühe niši asjaga. Aga ma arvan, et selline laiemalt 2 teemat, mida me täna olemegi siin laialt arutanud, üks on see, et kuidas me peaksime üldse looduskeskkonda suhtuma ja teine on see, et kui palju riik peaks seda reguleerima, mis riigi jõud kogu selle asja juures on, palju seal vabadus peaks inimesel olema, et need on ju need teemad, mis ma arvan, et peaksid iga partei diskussiooni laual olema kogu aeg. Aga Kristiina, mis asi on täpsemalt julm selles kontekstis, oled rääkimise fenomenaalselt hästi ära õppinud, suurepärane poliitik on sus saanud, olid juba enne ka, aga puurikanad
on okei või ei ole, on see julm kanade kohtlemine või ei ole, ma küsin niimoodi. Kas see on sinu arvates kategoriseerub kui julm tegevus või? Miks on puurikanade pidamine julm? Sellepärast, et nad elavad terve oma elu A4 suurusel paberilehel väikses puuris, nad ei saa oma liigi omaseid käitumisharjumusi teostada ja nii edasi. Mis on kanade liigi omapärased käitumisharjumused? Tahavad me ringi joosta. uskumatusse diskussiooni selle üle, et kas me peaksime reguleerima seda, et kui suur peaks olema see puur, kus keegi kanu hoiab. Ja, me tahame Kristiina, sellesse diskussiooni laskuda. Aga sina alustas, sa rääkisid, ma küsin, mis asi on julm? Julmus on see, kui me teeme tegusid mitte lähtuvalt mingist konkreetsest reaalsest põhimõttest, vaid kurjusest. Tõsisest nagu kurjusest ja nii-öelda enda võimu üleolekust, et me lihtsalt saame olla kellegist jõuga ja võimuga üle. Et see on nagu julmus. See, kui inimene tegelikult tapab looma oma toiduks, see on see debatt, ma saan aru, kui te tahate nagu viia, et kui inimene tapab looma toiduks, kas see on julm või mitte? Ei, mina ei tahtnud kas me tahame nagu sellesse debatti minna? Või kui inimene kasvatab looma endale toiduks? Et kas sa tahate, see on see debatt? Ei, mina ei tahtnud sinna minna, ma tahtsin küsida sinult lihtsalt seda, et kui puurikana elab terve elu A4 suurusel alal, siis kas see sinu arvates kategoriseerub julmaks või mitte? Kas see on looma või kana õiglane kohtamine või mitte? See on ainus asi, mida ma teada tahan sult. Ma ei lasku sellesse diskussiooni, sellepärast, et see, ma arvan, ei ole üldse seotud absoluutselt mitte mingit pidi selle julmuse diskussiooniga. No ma ütlesin. Kas Siim, sa tahtsid ka midagi, ja siis ma annaks jälle publikule võimaluse. Et see puurikana kohtlemine praegu on julm, sellega ma olen Kaspariga 100% nõus ja hästi kiire remargina see kogu Eesti erakondade, põhimõtteliselt keskmise Eesti erakonna aktiivsete liikmete arv on umbes 500. No ütleme, vahepeal on natukene väiksem, mõnel on võib-olla natukene suurem, aga mitte väga palju suurem kui see. Ja see tähendab, et selle jaoks, et oma keskmises erakonnas üldse mingil määral nii-öelda pildile tulla, sul on vaja, ma ei tea, 20, 30, 50 inimest sinu selja taha või koos töötamas. See inimeste hulk ei ole väga suur. Sul tegelikult on võimalik saada päris lihtsalt erineval viisil erakonna sees mingeid asju lauale ja või neid üldiseks heakskiiduks. Ehk siis, kui keegi mõtleb, et see on kuskil kaugel ja abstraktne ja mulle kättesaamatu või teostamatu tegevus, siis see tegelikult ei ole nii. Keskmise parlamendis oleva erakonna mõjutamine selle erakonna seest ei ole üldse väga keeruline tegevus. Ja isegi erakonna väliselt, nagu näha siin, ma ei tea, Linnamäe või Pruunsilla või muude tegevust ei ole väga keeruline tegevus. Aga põhimõtteliselt, kui sa mõtled selle peale, et kas poliitilisel viisil on võimalik sulle olulisi teemasid laual tuua, siis jah, see vastus sellele on jah. Ja kui sa mõtled selle peale, et kas see läheb ülejäänud inimestele korda, siis see vastus enamasti ei. Keskmine inimene, kui ta teeb oma poliitilisi valikuid, ei mõtle üksikküsimustele. See on 5-20% inimesi, kes mõtleb mingil neile olulisele nii-öelda issue teemale. See on ülejäänud 80% tuleb emotsiooni, mingite ammuste, harjumuste, sugulaste, kes on sulle selles õiges parteis või vales parteis. See on hoopis teistsuguste nii-öelda põhjendustega seotud kui selle küsimuse baasil argumendi või ratsionaalsusega. Sa tead, Siim, et siin saab provotseeriga sinu oma argumendiga, et kui paljud inimesed võib-olla mõtleksid pensioni teise samba peale enne valimisi ja teeks oma otsused lähtuvalt sellest küsimusest, aga et poliitikud saavad debatti väga suunata. Aga nüüd, et seda debatti veel suunata, ma võtaksin kuulajate hulgast paar küsimust. Teie viimane küsimus. Ja ma eelistaks küsimusi, mitte kommentaare, et väga konkreetne poliitikutele küsimus. Ja palun, olete nõus tulema mikrofoni rääkima? Olles laiesfääri kapitalist, tekib küsimus, et miks te ei jäta seda probleemi vabaturule ehk lasta inimestel otsustada oma enda rahakotiga, mida nad teevad, mida nad ostavad ja võib-olla mängida läbi selle inimeste emotsioonide, mitte läbi poliitika mängida inimeste emotsioonidega. Ja mina olen 100% nõus, et see tuleb inimestele lasta vabalt endal otsustada, aga et nad saaksid siis ka õiglast hinda selle eest maksta. Ehk et kui
liha söömisega kaasneb, selle liha tootmisega kaasnevate kõigi keskkonnakulude katmine. Kui see vaba turg sellisena toimiks, siis ma oleks 100% sellega nõus, kuna meil vaba turgu ei toimi, meil on riiklikult reguleeritud kütuse tootmine, kütuste doteerimine, fossiilsete kütuste saamiseks, põllumajandustootmiste doteerimine, siis paraku meil vaba turgu ei ole, nii et sorry. Kas publikul on veel üks küsimus? Siin on kohe. Mul on üks konkreetne küsimus, et siin me räägime sellest vegaani teemast, et see nagu praegult hirmuga teema, et kui palju meil siis aega on veel jäänud, et see teema on nii oluline praegult, et nagu inimkonnana me ei suuda enam jätkuda. 2 laulupidu. Selge, et nagu, siis me peaks ju nagu praegult kohe midagi tegema, katastrofaal, täiesti teistsuguse, ise hakkame iga päev teistmoodi käituma ja mitte niimoodi, et mina üksi siin mõtlen, et hakkan, aga nagu kõik nagu peaks nagu aduma, et nagu ma ise ega mu lapsed ega lapselapsed, nendel ei ole enam tulevikku siis, kui me praegult kohe ei tee midagi teistmoodi. Kõik võiks seda kommenteerida, seda nii-öelda hädaolukorra momenti. Ei, ma nõus lõppude lõpuks, aga selles mõttes ma olen noormega, kes ütles vaba turumajandusega kohta ka nõus ja ma näen, et ka turg mingeid asju ikkagi dikteerib, et taimepõhised tootjad on kasvutrendis, siin tõi siin ka välja Beyond Meati, kes on hamburgersõber, kes ei ole seda söönud, käige ilmselt mitmes kohas, ma eile just sõin ise Balti jaamas enne ühte pulmapidu, seda pulmas süüa ei pakutud paraku. Ma sõin ühe Beyond Meati burgeri, väga maitsev burger ja absoluutselt hea alternatiiv ja neid tooteid, mis on maitsvad, mis on keskkonnasõbralikud, mis on eetilised just nimelt, sest mulle tundub, et me ikkagi kogu see diskussioon läheb ainult sinna, et me teeme keskkonnale kahju. Minu puhul, nagu ma seda mainisin, ka loomade söömise puhul on väga oluline aspekt, see eetiline aspekt, kuidas me kelleltki elu võtame, kas põhjus, et mulle maitseb liha, on piisav argument, et seda teha, eks ole? Ma arvan, et me kõik nõustume siin, et me peame väga midagi tegema, et meil ei ole ilmselt siin selle laua taga vähemalt küll neid, kes eitavad seda, et meil on kiire. Küll aga milles me võib-olla väga 100% kokku ei lepi, et mis me siis tegema peame või kuidas me seda tegema peame ja ma olen selle noormehega täiesti nõus, et lõppkokkuvõttes inimene käitub oma rahakoti võimekuse alusel. Ja see on see, kus vähemalt poliitikud saavad sõna sekka öelda ja see, kus poliitikud saavad reguleerida. Vaba turumajandus selles mõttes tõesti ei ole, et riik ikkagi reguleerib poliitikate, maksude, tollidega ja kõikide muude asjadega seda, mis meie toidulauale jõuab lõpuks. Ja mida me saame endale rahaliselt lubada või mitte ja see on see koht, kus me peaksime sekkuma ja väga kiiresti ja väga otsustavalt. Mitte selles, mida ta tohib see inimene süüa, mida ta ei tohi süüa. Mitte selles. 2 väga olulist tähelepanekut minu arvates on selles, et see nii-öelda müstifitseeritud vaba turumajandus nendes riikides, kus sul on regulatsiooni vähem, ei tähenda seda, et sa toituksid paremini. See tähendab sul hormoonidega väga halbades tingimustes üles toodetud väga kiirelt liha. See tähendab sul halvemaid toidulaudu, sest sul, ma ei tea, sul on maisisiirup on subsideeritud ja värsked juurviljad on vastupidi väga kallid, näiteks nagu Ameerikas, või kõik mingid muid sellised asju, kus vabadusest selle vaba turumajanduse juures on väga vähe alles. Nüüd teise küsimuse pealt, see vabadus ka selles praeguses meie süsteemis on väga sageli näiline. Kui sa lähed supermarketisse, siis väga paljud inimesed on väga palju tööd selle nimel teinud, et sina läheksid teatud riiulite juurde ja valiksid sealt teatud tooteid. See algab reklaamidest, see algab tootepaigutustest, nende kujundusest, kõigest muust. Sinu eelnev konditsioneerimine on väga pikaajaline. See ei ole vabadus, seal on väga palju tööd selle nimel, et sa liiguksid, kallutaksid ennast teatud viisil ja kui sa ei ole sellest teadlik sellest tööst või sa ei astu samme selle vastu, siis see vaba turumajandus ei täida neid rolle, mida see vabadus siis peaks olla nagu andma. Viimane repliik, kas sa Mihkel tahad midagi ütleda? Ei, ma arvan, et kommenteerisin ära, mul läks mõtted uitama siin, vaatasin vahepeal Facebooki, et üldiselt peaks olema, lihasööjad loomad peaksid olema nagu nutikam, nad peavad palju rohkem vaeva nägema, et enda toit kätte saada, aga Facebookis juba seda siin, mis toimub, juba kommenteeritakse, mis näitab,
et ega see nutikus individuaalsel tasandil lihasööjate seas ka nüüd ei realiseeru sellisena, et ökoloogia on ikka imeline. aga nüüd ma kutsun meie ette väitluseks Saskia Bergmani ja Triinu Jõgi, kes 10 minuti jooksul esitavad argumente poolt ja vastu sellisel teemal nagu kas veganid peaksid taunima mugavustaimetoitlasi, et ärge minge kuhugi, palun. Istumine tapab. Me oleme siis Eesti Väitlusseltsist. Me oleme Eesti Väitlusseltsist, mina olen Triinu, see on Saskia ja Eesti Väitlusselts siis üritab Eestis noortele õpetada argumenteerimist ja argumenteeritud mõtlemist. Meie siin teile täna näitame, kuidas võiks näha üks näidisväitlus. Me teeme seda oluliselt lühemalt, kui see tavaliselt võistluslikus kontekstis välja näeb. Ja me väitleme teemal, et kas veganid peaksid taunima mugavusveganlust. Mugavusveganlus siis selles nii-öelda väitluses, kuidas me defineerime seda, on, ütleme, et enamasti keegi, kes on vegan või jälgib vegan dieeti, aga olukordades, kus on tema jaoks ebamugav, siis ta valib kas loomsed või mitte vegan valikud. Näiteks, et kui sa lähed restorani ja seal ei pakuta vegan toitu, siis sa ei hakka küsima, et kas saab mingeid koostisosu välja jätta, vaid sa lihtsalt võtad selle toidu, mis sulle pakutakse, või siis kui vanaema küpsetab lihapirukaid, siis sa sööd neid vanaema lihapirukaid, sest sa ei taha vanaemale ei öelda. Sest et, aga muidu sa järgid nii-öelda seda vegan dieeti. Mina siis presenteerin teile argumente, miks see vegan dieet või miks mugavusveganlust peaks taunima ja Saskia räägib, miks ei peaks. Me mõlemad teeme siis 2 kõnet. Okei. Me arvame, et mugavusveganid või mugavustaimetoitlased üldiselt on juba jõudnud oma nii-öelda meelelaadis sinna, et nad hoolivad taimedest, nad hoolivad loomadest, nad hoolivad keskkonnast ja hoolivad oma tervisest. Seega ma arvan, et neil on kõik eeldused olemas selle jaoks, et nad võiksid olla ka täisveganid. Selles olukorras ma arvan, et veganid peaksid neid pigem innustama ja mitte lubama nii-öelda kasutada seda mugavusveganlust mingisuguse nii-öelda vabandusena, et nad ei järgi tervet seda vegan dieeti. Ma arvan, et olukorras, kus veganid tauniksid mugavusveganlust, siis me saaksime üldiselt rohkem inimesi, kes järgiks seda dieeti, sest et nad tunneksid, et see on asi, kuhu nende ühiskond või nende ümbruskond suunab neid, või siis seeläbi ma arvan, et me saame kõik need toredad kasud, mis veganlusest tulevad, näiteks, et keskkond on parem, loomad ei sure ning inimestel üldiselt on tervis parem. Teiseks ma arvan ka, et see nii-öelda üldiselt vähendab nõudlust näiteks lihale, lihatööstusele, mis on ka omakorda keskkonnale hästi kasulik. Ma arvan, et mugavusveganlus üldiselt on väga halb, sellepärast et esiteks see ebamugavus, mis inimesed nii-öelda ütlevad, et see ei ole väärt seda, et ma valin vegan valiku, ei ole kunagi nii suur. Veganid ei peaks toetama lihtsalt seda, et keegi ütleb, et ma olen liiga laisk, et olla või omada vegan dieeti. Nad peaksid ütlema, et see on piisav valik, sa näiteks teedki siis omale kuskile toidu kaasa või sa lihtsalt ütledki oma vanemale, et ei, ma ei söö seda ja siis see on piisav see valik, mis sa teed. Isegi kui sa oled vähem laisk kui kõik inimesed, kes söövad liha, siis ma arvan, et veganid kunagi ei peaks ütlema, et see on piisav vabandus mitte päästa keskkonda või mitte mõrvata loomi. Veelgi enam, me arvame, et see jätab alati alles nõudluse sellele, et liha toodetakse maailmas, mis on üldiselt halb keskkonna ja üldiselt väga kahjulik loomadele. Ma arvan, et seda, kui meil oleks maailmas vähem mugavusveganeid, siis seda saaksime muuta. Kuidas see näiteks toimiks? Ma arvan, et kui kõik inimesed, kes läheksid restorani ja kes muidu peavad ennast mugavusveganiteks, valiks siis täielikult vegan variandid, nad ei jätaks nendele restoranidele lihtsalt mingisugust varianti, öelda, et sorry, meil ei ole seda, siis need restoranid oleksid sunnitud pakkuma rohkem vegan valikuid, kui nad tahavad, et need kliendid jääksid nende restoranides käima. Inimesed ei ole valmis tegema neid mööndusid. See tähendab, et nõudlus suureneb vegan toodetele, mis on kasulik kõikidele veganitele, inimestel muutub lihtsamaks vegan olemine, aga samas ka väheneb nõudlus lihale, mis tähendab, et tõenäoliselt neid
toodetakse vähem ning võib-olla kunagi tulevikus üks lihakombinaat pannakse kinni, mis on suures pildis keskkonnale väga kasulik. Või siis, kui sa lähed vanaema juurde ja ütled, et ei, ma lihtsalt ei söögi neid lihapirukaid, mis sa täna mulle valmistasid, siis selles olukorras see vanaema lihtsalt teab, et järgmine kord, isegi kui ta teeb neid, siis ta on sunnitud need, ma ei tea, naabritädi juurde viima või igatahes sina neid ei söö ja ta teeb sulle pigem parema meelega taimset õhtusööki. Nii et ma arvan, et seeläbi üldiselt muutub paremaks see olukord, et inimesed tarbivad vähem liha. Need olid minu esimesed argumendid, annan järje üle Saskele. Aitäh, ma kõigepealt katsetan, mikrofon töötab küll vist hästi. Nii, mida me oleme kuulnud siit jaotuse poole pealt siin väitluses, on üpriski hea kirjeldus sellest, kuidas veganid mõtlevad. Saavadki aru, et toitumine, dieet, eluvalikud on inimeste jaoks hästi keskne mõte. Aga tuleb aru saada, et tegelikult, kui me räägime selles väitluses mõju saavutamisest, siis enamus inimesed, kes toovad selle mõju ja toovad selle hunniku liha, mis jääb söömata ja need loomsed tooted, mis jäävad poodidesse, ei ole need veganid, kes jätavad kõik toidu söömata, vaid on just need inimesed, kes katsetavad, kes proovivad nüüd seda alternatiivset veganliha, mis on poodidesse tulnud, kes mõni õhtu mõtlevad, et nad ostavad hoopis sojapiima, sellepärast et nad on aru saanud, et oih, me oleme ka natuke laktoositalumatud tegelikult. Ja me näeme, et tegelikult, kui me vaatame seda päris olukorda, siis enamus inimesed on hästi laisad oma toitumises. Ja just see, et sina saad teha mugavalt valikuid, ilma et sind tõrjutakse ära, on see, mis saavutab selle suurema muutuse. Räägin 3 suuremast mõttest. Esiteks, ettevõtetest. Kõige suurem barjäär sellele, kuidas inimesed päriselt nagu toituvad. Kui meil ongi hästi rohked lihavalikud ja seda tehakse niimoodi, et sa kohe tahad osta seda kanapakki, sellepärast et seal on hõrgutav grillipilt peal, siis me ei saavutagi kunagi muutust. Aga see jääb tõenäoliselt muutumatuks mõlemas maailmas veel nii pikaks ajaks. Me näeme, et seda me kumbki siin ei saa väga hästi muuta. Küll aga meil on teine suur punkt ning see on see, kuidas inimesed suhestuvad vegan kommuuniga ning milline on nende liitumisprotsess selle kommuuniga. Kui me vaatame näiteks, mis toimub, jah, see on vegan Facebooki grupis, või kui me vaatame, kuidas üldiselt koheldakse inimesi, kes tahavad taimset koolitoitu valida, siis see on ikkagi umbes selline, et mis sa nõme vegan ikka üldse arvad. Sellepärast, et see tundubki ühiskonnas hästi radikaalne arvamus, tundub hästi polariseeritud põhimõte. Küll aga mugavusveganlus ja see, kus inimesed on hakanud teadlikult tegema valikuid, kus nad näiteks 80% ajast tarbivad liha ja täpselt ei lähegi vanaemaga kaklema nende pirukate pärast, sellepärast et see on konflikt, mida neil ei ole vaja. Kui nad selle konflikti väldivad oma klassikaaslaste või vanavanematega, siis nad juba saavadki selle võidu, et need inimesed küsitlevad vähem nende vegan valikuid, mida nad siis koju tuues, ma ei tea, porgandipirukaid või vegan liha küpsetades teevad. Me näeme, et kui nendel mugavusveganitel on olemas see suurem grupitoetus ja see ühiskonna toetus, siis tegelikult need inimesed, kellest vegan kommuun võidab ja milline liha jääb söömata, on palju suurem kui jaotuse poole peal. Need on need mugavusveganid, kes ei liituks ümber täielikule veganlusele, sellepärast et see tundub nende jaoks saavutamatu ning need on need inimesed, kes hetkel üldse ei mõtlegi selle peale, sellepärast et täpselt veganlus on tohutult nõme. Käigu pealt tuleb nüüd niimoodi teha, et te teete vasturepliigid mõlemad 1 minuti jooksul. Meil saab aeg otsa. Ma siis alustan kiirelt vasturepliikidega. Ma arvan, et nagu on aru saada, siis me mõlemad nõustume, et see vegan tulevik võiks olla asi, kuhu me jõuame, ehk siis see, millest me räägime, on kuidas me jõuame sinna kõige kiiremini. Me arvame, et maailmas, kus me suuname inimesi võtma üle täielikult seda vegan dieetist, neid inimesi hakkab rohkem olema veganid. Ma arvan, et isegi kui on mõni inimene, kes nüüd jätab veganiks olemata, sest nad tunnevad, et nad ei saa sellega hakkama või see on kuidagi nende jaoks kättesaamatu, siis rohkem on neid inimesi, kes liigub oma mugavustsoonist edasi ja teeb selle valiku. Ma arvame ka, et kui sa ei konformeeru oma klassikaaslastega ja näitadki neile, et see on okei teha see ebamugav valik või panna nemad sinna ebamugavasse positsiooni, siis see tuletab ka nendele meelde, et võib-olla see on ebaeetiline süüa loomi või võib-olla see on lihtsalt keskkonnale nii kahjulik, et me keegi ei peaks seda tegema. Ma arvan, et selles olukorras on palju tõenäolisem, et rohkem inimesi üldse pöördub veganluse poole, sest see põhjus, miks nad sinna lähevad, on näiteks, ma ei tea, soov maailma muuta või soov enda tervist parandada. Nii et ma arvame, et üldiselt me saame rohkem veganeid. Kiirelt ütleks siia lõppu, et kui me vaatame, kuidas praeguses ühiskonnas on muutunud mainstreamiks see, et sa tarbid vegetoitu ja sa käid vegan restorani vees õhtustamast lihtsalt sellepärast, et see on lahe, siis see on saavutanud palju suurema muutuse kui need üksikud indiviidid, kes on full veganid. Ning sellepärast on esimene eesmärk võimalikult palju inimesi kaasata sellesse vestlusesse, kus nad tunnevad ennast mugavalt, et nad teevad vegan valikuid. Mida rohkem vegan valikuid selle suurema grupi pealt, seda suurem on mõju. Need inimesed, kes juba hetkel on vegani poole pöördumas, muutuvad mingi hetk ennast niikuinii veganiks, et see on see õige valik, mida teha. Küll aga me ei tohi tõrjuda neid, kes soovivad alustada. Aitäh! Aitäh!
aitäh ja veel üks aplaus meie vestlejatele, poliitikutele ja ärge siis unustage järgmistel valimistel poliitikutel uuesti nööbist kinni võtta ja neid küsimusi meelde tuletama. Aitäh teile! Aeg sai läbi. Küsi ära. Ma tulen, räägin selle ühisest. Tähendab eluliselt ja kõik, kes siin oleb. Kuidas saab minna loodusseadustele vastu? Inimene on looduse osa. Loodusseadus